kaad, pidev siuke muretsemine, kontrollimatud mõtted, sundmõtted kogu aeg ketravad nii-öelda peas. Põhjuseks tihti on tegelikult krooniline magneesiumi puudus, siis igasugused füüsilised sümptomid nagu, ma ei tea, rahutus, pinge, unetus, seedimisprobleemid ja seedimine on täiesti arusaadav, sest et kui sa oled võitleja põgenes, siis kogu see verevarustus, mis sul peaks siin seedimisega tegelema, läheb lihastesse, et sa saaks põgeneda näiteks mingi ohu eest. Et seda ma näen pidevalt ja vaata, siin ongi see, et nagu sa ütlesid, ärevus ja paanika hood, see on ikka nagu, see on ikka väga ränk. Mul on ärevushäired olnud sellis suhtes, et vaata, see ongi nagu ärevushäired ja siis on ärevuse hood koos paanika hoogudega. Et see on see koht, kus sa nagu lihtsalt tõmbad lukku ära, sa ei saa aru, mis toimub ja sa lihtsalt helistad kiirabisse, kui sa oled suuteline üldse. Ehk siis mida see magneesium teeb ongi, et ta suudab selle adrenaliini pursked, ta rahustab närvisüsteemi maha ja ta ei lase niimoodi adrenaliinil välja nagu kehasse voolata. Et kui paanikahäire on, siis ma kujutan ette, kui palju seal keha nagu lihtsalt täiega adrakalaks ja seda on liiga palju korraga ja siis aru, mis kehas toimub. Ja väga paljudel need paanikahäired on näiteks öösiti veel, tõmbab ärkad üles kuskil, mis iganes see tuleb ja ma vaatan neid Eesti nagu, ütleme, ongi ettevõtjad, siin vanasti oli, ma mäletan ütlus, et kui see ikkagi haiglas ei ole infarktiga enne 40 ära käinud, et siis mis ettevõtte juht sa nagu oled või midagi.